Vastseliina linnuse 3D rekonstruktsiooni loomine. Vastseliina linnus rajati 14. sajandil Tartu piiskopkonna kagunurka, et kaitsta tollal olulist ühendusteed Vana-Liivimaa ja Pihkva vahel. 3 sajandit püsis linnus vallutamatuna ning langes alles Liivisõjas, kui kaitsjate seas tõusis mäss. Neid müüre tormijooksuga võtta ei õnnestunud kellelgi. Praeguseks on aeg teinud oma töö ning võimsast kaitseehitisest on säilinud ainult 3 torni ja lõunamüüri varemed. Et paremini visualiseerida, milline võis Vastseliina linnus välja näha, lõid Tartu Ülikooli arheoloogid koostöös 3D kunstnikega linnusest 3-mõõtmelise digitaalse rekonstruktsiooni. Vastseliina linnuse rekonstrueerimiseks oli tarvis mitme eriala koostööd. Tööd algasid olemasolevatest varemetest 3D-mudeli valmistamisega fotogrammeetria abil. Fotogrammeetria on mõõdistamise viis, kus erinevate rakursside all pildistatud fotosid analüüsitakse tarkvaraga ning luuakse objektist 3D-mudel. Selleks tegi Silver Org linnuse tornidest ja maastikust drooniga sadu pilte, et dokumenteerida tornide asukoht ja välimus. Samas oli palju infot ka tornide sees ja see oli vaja eraldi peegelkaameraga pildistada. Kui piltidele veel lisada täppis GPS-iga sisse mõõdetud markerid, siis saab 3D-mudel endale täpsed mõõtmed ja asukoha Eesti koordinaatsüsteemis. Töö jätkus Tartu Ülikooli arheoloogia osakonnas, kus arheoloogide kasutada on fotogrammeetria tarkvara Agisoft Metashape. Seal ühendati kõik pildiseeriad üheks 3D-mudeliks ning mudelile lisati väljas mõõdetud koordinaadid. Linnuse rekonstrueerimise aluseks sai võetud Kaur Altoa loodud plaan, mida täiendati peamiselt Heiki Valgu arheoloogiliste kaevamiste tulemustega. Vastseliina linnus on üsna unikaalses seisus, kuna sellest on säilinud detailsed kirjeldused 16. sajandi lõpus, kui linnus oli Poola käes. Seal on kirjeldatud nii tornide, korruste kui akende arvu ja muid detaile, nagu näiteks sepikoe asukoht, mis aitab linnusesse rohkem elu sisse tuua. 3D rekonstruktsioon loodi 3D kunstnike poolt animatsioonistuudios BOP. Esmalt valmis linnusest mahumudel, millega pandi paika korruste kõrgus, müüride asukoht, laskeavade paiknemine ja linnuse algse hoovitasapinna paiknemine. See protsess oli kõige aeganõudvam, kuna nõudis palju süvenemist ja sünergiat nii 3D kunstnikelt kui teadlastelt. Just pealinnuse hoovi tasapinna paikapanekul selgus, et ilmselt oli kõige varasema osa hoovi tasapind kõrgem kui eeslinnuse oma. Seetõttu viib meie rekonstruktsiooni pealinnusest välja kaldtee eeslinnuse hoovi. Edasi tehti mahumudeli peale detailne mudel, mis jäljendaks võimalikult täpselt olemasolevaid jäänuseid. Paljud puuduolevad osad, nagu näiteks kabeliga peatorn, tuli taas luua kasutades säilinud eeskujusid. Meie peamisteks eeskujudeks olid Haapsalu piiskoplinnus, Tallinna linnamüür, Narva linnus ja Saksa ordulinnused Olstinis, Nidzikas ning Džialdovos tänapäeva Põhja-Poolas. Rekonstruktsiooni tehes tekkis rida küsimusi, millele ühest vastust polegi. Näiteks, kuidas oli lahendatud liikumine eeslinnuse kaitsekäigult pealinnuse omale? Kui sinna saaks lihtsalt kõndida, siis kaotaks pealinnus kaitseotstarbe eraldi kindlustusena. Siinkohal võtsime eeskujuks Narva Hermanni linnuse ühendustee Põhjahoovi ja pealinnuse vahel, kuhu pääseb ainult pikki pealinnusest nähtavat ja tulirelvadega sihitavat treppi. Taolised detailid on meie looming ja paraku ei saame kunagi täpselt teada, milline Vastseliina linnus oma hiilgeajal oli. 1379. aastal nimetas ordumeister Vastseliina linnust tugevaimaks ja kindlustatuimaks kogu Liivimaal. Kahtlemata on väga hästi valitud linnuse asukoht, mida 3 küljest iseloomustab järsk langus jõeorgu. Linnuse kaitse on üles ehitatud kihilisena. See koosneb 3 tsoonist. Välimine linnus, eeslinnus ja pealinnus. Linnusel oli tervelt 4 järjestikku paiknevat väravat, millest läbitungimine oli võimalik ainult hiigelsuurte kaotustega. 1379. aastal iseloomustas Liivimaa ordumeister Vastseliinat kui maa kõige tugevamat linnust.
Raha linnuse tugevdamiseks koguti palverenduritelt, kes voorisid Vastseliinasse nii Liivimaalt kui kaugemalt, et näha kabelit, kus oli toimunud ime. Tühjast kabelist olevat kostnud muusikat. 2 küünalt põlenud ereda säraga ja muidu seinale kinnitatud rist olevat seisnud ilma igasuguse toeta altari keskel. 3D rekonstruktsiooni loomine nõudis sünergiat teadusliku lähenemise ja kunstniku nägemuse vahel. Kuigi me ei saa kunagi päris kindlalt teada, milline Vastseliina linnus päriselt oma hiilgeajal välja nägi, aitas rekonstruktsiooni loomine meil läbi mängida linnuse ehitusprotsessi ja seeläbi paremini mõista selle kaitseehitise loogika.